all on sära, mis lumest valgem veel. On seeme kõrval seeme, kui mul on vesus. Lilduku lille kõrval ja ootab armastust. Lille kõrval lill, lille kõrval lill. Oo lilleaed, Kose gümnaasiumi naispere, oo lilleaed. Siit tervitame teid ja teil nüüd juba algas meil kohe algamas naistepäeva puhul. Kristiina, sa veel ei teagi, mis üllatusi mul on sulle varuks, kuid kõigepealt Kose gümnaasiumi naisperele siin tervitused. Kirjutasime teie direktoriga Martin Medariga ja ta kirjutas kohe selgelt, me saime tõesti aru, et nagu tema ütles, et meie kooli naised ja tüdrukud on kõige armsamad. Mõtlesime, et kohe, et me peame laulma ja teile luuletama. Mehed on ka päris armsad, naistepäeval vähemalt. Aga meestel on see asi, et nad ikka kunagi päris täpselt ei saa teada, mis tunne on naine olla ja mida tal vaja läheb selleks, et ennast hästi tunda. Ja mul on täna teile üks selline väike salanipp õpetada, mida võib-olla iga kord naistepäeva puhul ei tooda esile. Ja see on see, et me seisame hiiglaste õlgadel, teiste ägedate naiste õlgadel, kes on meid siia ilma kandnud läbi sajandite, aastatuhandete. Neil on meile oma lugu rääkida. Ja ma loen nüüd ühe oma poeemi, oma viimasest luulekogust. Janu on kõikidel üks ja selle poeemi pealkiri on Minu suguvõsa naised. Ja ma palun, et te kõik, kust tahes teie suguvõsad on pärit, mõtleksite seal Kose kandis oma suguvõsa ägedatele naistele, nende lugudele, paneksite kokku selle suure pildi, mis moodustab teie naiseliku identiteedi. Minu suguvõsa naised õmblesid 60-ndatel pikki lillelisi sitsiseelikuid, arvutasid välja, kui palju tangu ja liha läheb supi sisse, kui suguvõsa kokkutulekule tuleb paarsada inimest või rohkem. Minu suguvõsa naised olid öö otsa magamata, aga panid võistkonnad kokku, tegid munajooksu ja köievedu, mähkisid käigu pealt põõsa taga imikuid, jooksid tagumist paari, suur tammelehega lipp kerkis Tammaru mäel pisut kõverasse vardasse ja kõik laulsid minu ema kirjutatud sõnadele hümni, nii et silmad märjad. Siin Läänemaa põldude metsades üles, mu isad ja emad on kasvanud üles, läinud üle mere ja üle maa, täna me kutsume kokku nad. Ma olen kogu kuuma päeva kadakate vahel mänginud, olen pinnu jalga ja puugi kõrva taha saanud, tädi Elga on puugile võid peale määrinud ja kinnitanud, siis ta ei saa hingata ja poeb ise välja. Olen vanaisa püsti aidanud ja ise ka õlut maitsnud ning õhtu tulles koos Karoliinaga kadakate vahel üüranud. And nothing else matters. Võib-olla just sel suguvõsa kokkutulekul rääkis ema mulle, kuidas ta lapsena Karoliina vanaema salme pulmas, näinud tagakambris pealt pruudi ehtimist. Ta pani imeks, et pruut nuttis kõik selle aja. Miks ta nutab? Ise nii ilus, imestanud mu 7-aastane ema. Aga samas ta aimas, et salme ei nuta ei rõõmust ega kurbusest, vaid nii rõõmust kui kurbusest, pelgusest ja tähendusrikkusest, mida peaaegu ei jõuagi kanda, eelaimusest, et nüüd algab elu, kus on palju armastust, aga sama palju ka kannatust.
minu suguvõsa naised olid kanged kannatama. Ühele neist tehti linnas pärast 5. lapse saamist emaka eemaldamisoperatsioon. Tehti ilma narkoosita, nagu 100 aastat tagasi kombeks. Arst kiitnud pärast. Tubli, kannatasid välja, nii et üks näolihas ka ei liikunud. Aga mehe eest varjas naine seda arstil käiku elu lõpuni. See olevat suur häbi. Minu suguvõsa naised olid Marid ja Leenad ja Tiiud ja Annid ja Lindad. Rohkem nimesid polnudki. Kannatlikud ja kanged, praktilise meelega ja härded. Minu vanaema Mari jooksis oma ema juurde tõnso tallu ja kaebas, et mees olla paha. Mari ema ütelnud, kannata välja. Mari kannataski nii kaua, kui elas ja tema kannatuse kuma jõuab vahel ka minuni, külmadel kuuvalgetel õhtutel, kui kevad on kaugel. Minu suguvõsa naised andsid mulle saladusliku näoga kapsajuurikat, andsid seda nagu salakaupa, nagu üteldes, ma hoolin sinust. Üks mu suguvõsa naine ütles mulle minu pulmas roose ulatades vande seltslaslikult, vaata, et sina ajapikku näägutama ei hakka. Minu suguvõsa naised olid kanged aardepeitjad, piirituse paagid kaevati meeste eest maa sisse ja pärast Siberist kirjutati külma rohtu otsitikri põõsa alt. Nad on mustadeks päevadeks raha ja ehteid kõrvale pannud ja peitnud ajalehe paberisse keeratud kuldhambaid ja hõbelusikaid köögilae peale saepuru sisse. Minu vanaema Anna-Maria olevat noorena pealt kuulnud, kuidas tema ema ja isa kambris nõu pidasid. Noh, see asi jääb siis sedasi, et Anna läheb sellele soosalupoisile ja koju võtame tüdruku. Anna-Maria ütles hiljem, kui ma neid sõnu kuulsin, lõi mul nagu keeva vett üle turja, sest isale vastu hakata ei tohtinud sul mõttesse ka tulla. Paljud minu suguvõsa naised on vägisi mehele pandud ja saanud siis 8, 10, üks isegi 14 last. Mõni mu suguvõsa naine on ka armastusest abiellunud. Üks ütles, ma ei mäletagi, kus ma oma mehega kokku sain. Mõistus läheb ju ära, kui see asi sulle peale tuleb. Minu vanaema Roosi ütles, kus ma siis sain mõelda. Jüri mängis ju Simmelt ja Lõõtsa. Mul käisid judinad üle turja, kui ta soo pealt tuli ja pilli mängis. Üks mu suguvõsa naine peitis mitu aastat kolhoosi eest oma teist lehma, ei raatsinud ära anda. Viimaks tuli kolhoosi esimees talle koju ja küsis, miks sul 2 lehma on, üks tohib olla, anna teine ära. Helga vastand südame põhjast. Aga mul on kaksikud lapsed ka, kumma ma sulle annan. Esimees jäänud korraks lolli näoga vahtima. Üks mu suguvõsa naine põgenes mingi suvalise mehega linna. Õppis seal ooperi lauljaks. Need naised, kes koju jäid, tegid põllutööd edasi. Lüpsid lehmi, sünnitasid, tikkisid saanitekkidesse roose. Olid viimased, kes mäletasid Türgi sõjalaule. Aga üks mu suguvõsa naine ütles hiljem, mina seda ei valinud, meest ja aborte ja nurgavoodeid, mina valisin spordi. Üks mu suguvõsa naine käis Tartus ülikoolis ja võttis vanadusest kasulapsed, elas nii-öelda talu armust. Tohtis korjata ainult puu alla langenud õunu ja küsis veel elu lõpupäevil, kuule, kas see Andrus Saarest elab veel ja kuidas Gustav Suitsul läheb. Ta olevat käinud Gustav Suitsu legendaarses loengus tundeline teekond Euroopa kirjanduses ning filoloogia välipraktika käigus Võrumaalt roppusi korjamas ja seda naerab siiani kogu küla. Mõned mu suguvõsa naised on poegade pruute proovile pannud. Vaatame, kas astub üle luua. Vaatame, kas kartulikoored on piisavalt õhukesed, kas astub üle kortsus vaiba või on virk ja lükkab jalaga sirgeks. Ja vaatame, et ei naeraks liiga palju ja et liiga morne ei oleks.
naine peab kogu aeg midagi sättima ja seadma. Kunagi ei tohi istuda käed rüpes. Üks mu suguvõsa Siberis käinud naine hoidis alles kuivatatud seedrimänni oksa, Siberi maasika, pufoika nööbi. Mida rohkem südameid murrad, seda parem, olevat üks vene naine talle Siberis öelnud. Mida rohkem, seda uhkem, mida vähem, seda vähem meenutada, mida hullem, seda armsam. Olgu või karvane ja kardina puust, aga peaasi, et oma on minu suguvõsa naised oma keeruliste laste kohta öelnud. Kuhu mahub naise hingemaa? Kas salmepisarasse pruudiloori all, tundelisse teekonda Euroopa kirjanduses või ajalehepaberisse keeratud kuldhamba ja hõbelusika kõrvale, köögilae peale, saepuru sisse. Lilli juurde sellisel päeval tähistame sellise inspiratsiooni. Rahvusvahelist naistepäeva. Sellise inspiratsiooni ja rõõmu ja ilu ja toreduse maali maailma pääsemist, kui naised lilli ja igal tuulesuunal on võitmas armastus. Ei keegi peita suuda oma lille sarnasust. Lille kõrval lill, lille kõrval lill. Oo lille ja Kose mõnusat naistepäeva jätku teile siit Kose gümnaasium. Olge tervitatud.